tere õhtust, kallid saali jalgpallisõbrad, rõõm teid tervitada. Siin Kiili spordis Mihhail Šrubkovski, number 23, Jevgeni Skamnitski ja number 9. väga hästi praegu tegi sellise džipi, nüüd kohe lendas mööda Vnukov ja Vasilenko ja kaugelt ikkagi avab seisu Aleksei Panin ja tundub, et sai ka samal ajal kerge vigastuse. Aga seis muutub ja seis on 1-0 koduvõistkond. Richard Lepp oli juba läbi lendamas nagunii. Oi! Number 88, Aimar Vendelin lööb viigivärava, selline ei kuskilt tulnud olukord ja peaaegu. Opa! Nagu räägitakse väravahile kõrvade vahele. Kaugelt ja rikašetist ja seesama Aimar Vendelin praegu võikab või ripsab palli enda väravasse. 3-1 Skamnitski, Rubel. Paramaal võib lüüa ja lööb sisse väga konkreetselt kaugelt kasti tagant parema jalaga. Löögi koht palli taga on Panin ja Vnukov ja löök ja blokeeritakse ära taas ja lati alla väga konkreetselt lahendab Deniss Vnukov, kohta ei pea paika. Väga hästi mängitud Padubny ja Vnukov. Padubny jätab Oleg Laidinen. Kauda palli keskjoone, Rubel saab lüüa ja probleemid ette, taob selle palli lihtsalt rõuge võrku ja Vasilenkol ei olnud seal mitte midagi teha. Nii. Saatov lööb ja tagaposti selline, nagu räägitakse, by the book. Pressib Kaspar Kimmel. Eksitakse värava all täpselt, vaatame, kas tuleb sellest ohtlik olukord ja täpselt nii lähebki. Tõrjub, Vasilenko tõuseb. Vaatame, kas tuleb ja ongi olemas, Nikolai Pulkinen korjab palli. Selline klassikaline saali jalgpalli väravahi värav. Ja mäng on lõppenud, seis on 10-1. Mida